Tere tulemast! Täna räägime jõust, mis meie elu rohkem, kui me seda ise tunnistada tahaksime, mõjutab. Ja see jõud on läbi ajaloo lahutanud filosoofi, teoloogi ja ka tavalisi inimesi ja jutt on egoismist. Kas isekus on elu edasiviiv jõud, mis aitab õnneni jõuda, või on see hoopis elu hävitav jõud, mille tagajärjeks on isolatsioon ja kaos? Või on olemas veel mingi kolmas tee? Vaatame hetkeks kahe lääne filosoofi ja piibli seisukohti selles küsimuses. Kui läheneda egoismi küsimusele lääne kristlikust pärandist lähtuvalt, siis on suhtumine sellesse teemasse selgelt negatiivne. Piibel ei õigusta egoismi mitte mingis vormis. See on piibli seisukohast võetuna lihtsalt patt, mille tagajärjeks on häving, segadus, kurjus. See on vastand Jumala armastusele ja ligimisest hoolimisele. Apostel Jaakobus kirjutab oma kirjas karmilt, see on 3. peatükk, 16. salm, sest kus on kadedust ja riiakust, see riiakuse all mõistetakse siin egoistlikku ambitsiooni, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Kujutage ette maailma, kus igaüks mõtleb vaid endale. Tulemuseks on kaos, sellepärast kutsub apostel Paulus kirjas filiplastele meid üles alandlikkusele. Filipi kirja 2. peatükk 3.–4. salm ütleb, ega tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Viimane on üks siis tugevamaid egoismi vastaseid sõnumeid Uues Testamendis üldse, et otsene üleskutse pidada silmas teiste inimeste kasu. Kuid kõige selle juures on üks oluline moment. Piibel ei ütle, et sa pead ennast vihkama. Siin eristatakse tervet enese eest hoolitsemist isekusest, mille juures inimene seab oma huvid teiste omadest kõrgemale. Paulus ütleb korintlastele, et tõeline armastus ei otsi oma kasu. 1. Korintuse kirja 13. peatükk 5. salm. Jeesuse õpetus läheb aga veelgi kaugemale, kutsudes üles radikaalsele enesesalgamisele. Ta ütleb Markuse evangeeliumi 8. peatükis 34.–35. salmini, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku iseennast ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab oma hinge päästa, see kaotab selle, aga kes kaotab oma hinge minu ja evangeeliumi pärast, see päästab selle. Ja nii võib siis küsida tähelepanelik vaataja, kas see ongi siis nüüd kogu tõde? Ja siin astub esile tuntud Ameerika filosoof Ayn Rand, kes leiab, et ligimise armastus ei ole piisav argument altruismi kasuks. Rand leiab, et isekus on voorus. Kuid samas ütleb ta, et tavapärane arusaam egoismist, ahnus, kaasinimeste kahjustamine ja vastutustundetu oma himude rahuldamine on siiski vale. Ta kaitseb ratsionaalset egoismi. Aga mida siis see tähendab? Rand usub, et inimese kõrgeim moraalne eesmärk on tema enda õnnelik ja täisväärtuslik elu. Seega on tema arvates ainuke moraalne kohustus tegutseda lähtuvalt isiklikust ratsionaalsest huvist ellujäämise ja õnne nimel. Rand arvab, et see, mida piibel ja traditsiooniline altruism ehk
teiste heaolu seadmine enda omast ettepoole on tegelikult ebamoraalne, sest see nõuab inimeselt eneseohverdust. Ja sellisel eneseohverdusel pole tema arvates mingit ratsionaalset põhjendust. Ta ütleb, et moraalne inimene ei ohverda ennast teiste nimel ja ei nõua ka teistelt, et need ohverdaksid ennast tema nimel. Inimeste omavahelised suhted peavad olema igal juhul vabatahtlikud ja vastastikku kasulikud. Randi maailmas on egoism moraalselt õigustatud ainult siis, kui see on mõistuse juhitud, teenib elu ja õnne ning ei nõua eneseohverdust. Meil on nüüd ühelt poolt kristlik üleskutse enesesalgamisele ja teiselt poolt Randi üleskutse ratsionaalsele eneseteostusele. Ja kohati tundub, et ega piibli käsitlus ja Randi käsitlus egoismist polegi teineteisest nii väga kaugel, sest Randki korrigeerib äärmuslikku egoismi ratsionaalsete argumentide vajadusega. Kuid võib-olla selgitab meile antud olukorda saksa filosoof Karl Löwiti analüüs egoismi ajaloost ja hävitavast mõjust Max Stirneri näitel. Löwit vaatleb Stirneri puhast egoismi ja näeb selles nihilismi äärmuslikku vormi. See on nii-öelda vaade põhjatusse kuristikku. Kui inimene heidab kõrvale kõik kõrgemad väärtused, nagu Jumal, inimkond, moraal ja ühiskondlik kord ja järele jääb vaid ainult tema oma mina, siis ta lammutab kõik. Löwit hoiatab meid selline äärmuslik egoism ei vii meid vabadusse, vaid isolatsiooni, üksindusse ja eksistentsiaalsesse tühjusse. Stirneri nägemus viib paratamatult selleni, mida Paulus kirjeldab juba 19. sajandit varem, et viimastel aegadel on inimesed enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, heapõlgejad. See on kirjas 2. Timoteuse raamatu 3. peatükis. Ja see on selge märk ajastu vaimsest kriisist. Selline elukäsitlus hävitab elust inimliku kui jumaliku. Löwit leiab, et Stirneri filosoofia on 19. sajandist alanud ühiskondliku kriisi sümptom, mitte lahendus. Olgu ääremärkusena öeldud, et individualismiga on kaasnenud ka süvenev sotsiaalne apaatia, mis peegeldub soovi kadumises olla osa suuremast tervikust. Ja selleks suuremaks tervikuks oli kristlik maailmavaade ja kultuuripärand. Aga mida siis kõigest sellest nüüd järeldada? Kuidas me peaksime elama? Võib-olla asub tõde kahe käsitluse pingeväljas. Ain Rand tuletab meile meelde, et me ei peaks end hävitama pimeda eneseohverdusega, vaid otsime ka heategevuses mõistlikke argumente, mis arvestavad meie vastutusega ka isikliku elu ja õnne ees. Löwit aga hoiatab meid egoismist lähtuva ohu eest, kus me muutume universumi ainsaks keskpunktiks, lammutades kõik kõrgemad väärtused. Tulemus on tühjus ja üksindus. Ja just siin toob piibli muistne tarkus meid tasakaalupunkti juurde tagasi. Piibel ütleb, et me peame oma ihu ja elu eest hoolitsema. Kui meie süda on aga pööratud ainult isikale kasule,
siis sellega kaasneb ka kaos ja kurjus. Lõppude lõpuks on meile eeskujuks Kristuse eeskuju ja sõnad. Johannese evangeeliumi 15. peatükis 12. salmis ta ütleb, minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ja teisalt ütleb armasta oma ligimest nagu iseennast. Tõeline armastus, isegi siis, kui ta arvestab ka iseenda vajadustega, suudab siiski kaugemale vaadata. Armastus, mis on võimeline otsustavatel hetkedel allutama oma isiklikud vajadused kõrgematele eesmärkidele, ei lange tühjusse, vaid kui ta langeb, siis ta langeb eluviljakasse mulda. Hea sõber, tasub siinkohal järele mõelda, millised on meie armastuse motiivid, kui isekad me oleme või on meie südames kohta ka lähedastele, kaasinimestele. Seniks kohtumiseni.